Nii. Panin siis lindistama, et inimesed siin vaikselt saavad liituda meiega, et kes hiljaks jääb, saab salvestust pärast ja järgi kuulata, kui midagi olulist jääb kuulamata. Väga hea meel on teid siin tervitada uues mikroinvestori ürituste sarjas. Hästi lühidalt minust, et mina olen Marin, 5,5 aastat olen investeerinud ja nüüd jagan mikroinvestorina rahatarkust ja oma rahatarkuse teekonda. Et eesmärgiks on julgustada alustama, aga üks põhjus, miks me täna Kaiga siin oleme, on just see, et mulle meeldib väga see psühholoogiline pool seal juures, et meile meeldib väga mõelda, et me oleme väga ratsionaalsed oma otsuste tegemisel, aga me oleme ikkagi inimesed. Ja tegelikult see uus sari ongi inspireerituna Kaist, et ükskord vestlesime Kaiga ja peale seda mul tekkis mõte, et ma tahaks väga Kaid külla kutsuda. Aga et kuidagi sinna mikroinvestori Q&A-sse nagu ei sobi, et seal käivad sellised rahatarkuse teemad väga spetsiifilised. Et siis ma mõtlesin, et nii äge oleks kutsuda erinevate valdkondade inimesi ja siduda nende valdkonda rahaga. Ja Kai õnneks oli nõus tulema siia esimesena rääkima meile. Nii et Kai, tere, et tutvusta ise ennast, et võid täitsa pikemalt rääkida endast, et ma tahtsin endast hästi lühidalt rääkida. Tere. Kuidas sa ütled, Mariin või Marin? Marin. Marin. Et ma tean ka mõnda Mariini, kes on niimoodi ühe iga. Ja tore teid kõiki siin näha. Ma väga julgustan teil ka kaamerat sisse lülitama, et ma siin Mariniga kahekesi ainult ei vestleks. Et kes vähegi on riides ja just parasjagu võib-olla ei söö ja kuskil väga ringi liigu, siis väga julgustan sul kaamerat sisse lülitama. Et mul on väga põnev käia niimoodi erinevates gruppides rääkimas, sest tegelikult need teemad, mis jutuks tulevad, ei ole vahet, mis valdkonna inimestel. Kõigil on vaja seda eneseusku, kõigil on vaja oskust seada eesmärke. Miks sa oled üldse siin investor, miks sa tahad raha kohta rohkem teada? Kes sina selline oled, et seda üldse teed, seda teevad ainult rikkad ja ilusad umbes, mis iganes uskumused meil nende taga on. Nii et võimalusel pane kaamera sisse, muidu on tõesti tunne, et ma räägin siin Mariniga kahekesi. Ja mina olen siis Kai Oja, ma tervitan teid Viljandist, olen 3 poja ema, viimasel ajal täiesti 100% ka ema, sest laste isa on natuke tervisega kimpus ja on väga põnev aeg minu jaoks ja ma arvan tänu sellele, mida ma õpetan, olen ma ka toime tulnud kõigi nende ootamatustega, mis mu elu on mulle siin viimase 6 aja jooksul toonud. Ja mina olen siis Eestis Bob Proctori õpetuste edastaja, ehk siis Bob Proctorit peetakse maailma üheks juhtivaks eduõpetajaks. Ta on see mees, kes oskab suurepäraselt inimpotentsiaali esile tuua ja ta õpetused on siis tegelikult juba 1000 aastaid tuntud maailmas, aga ei ole väga inimestele kättesaadavad olnud. On siis võib-olla mees sekka tulnud niimoodi 50-60 aastat tagasi. Ja tema on kokku seadnud programmi, mida samuti peetakse maailma üheks parimaks, sest kui meie mõttemustrid, meie uskumused, meie harjumused on tekkinud meile kordamiste teel, siis me saame neid muuta kordamiste teel. Ja tema programm on selline, mis siis aitab meil minna täiesti süvitsi. Ja kui Marin tõi juba hea näite, et ühest vestlusest minuga läksid tal ideed voole, ma talt küsisin, et aga kujuta ette, kui sul on iga nädal 2 webinari minuga, et mis siis veel saama võib hakata, on ju. Ja küll sa sinnamaani ka veel jõuad, sest sa teed nagu väga vägevat asja. Ja tegelikult see, kes töötab inimestega, tal on endal ka tuge vaja. Ka minul on enda juhendaja, ka minul on oma mentor, kellega ma aeg-ajalt kohtun, aeg-ajalt ma osalen ka grupitöödes, sest ma ei saaks tulla siia teiega rääkima või teha seda tööd, mida ma teen, kui mul seda abi poleks. Ja võib alguses tunduda, võib-olla ka teile on mõnel kohe selline, et mis ta räägib, mingi Kanada onu siin, muidugi mis tal viga, ta oli rikas, on ju, ta on tänaseks küll meie hulgast kahjuks lahkunud, aga tema elu ei olnud teps mitte nii roosiline, ehk siis tegelikult ta sündis suure depressiooni ajal, võib-olla te teate seda aega, 1930-ndad on ju, 34. aastal, väga vaestes oludes kasvas, elas ja kuni 26. eluaastani oli ta täielik luuser. Ja miks ma teile seda tausta räägin, et teaksite, et see ei ole lihtsalt mingi Ameerika luulu ja roosamanna või unistuste elusi, mida ma rääkima hakkan, vaid see on näiteks Einsteinilt tulnud need teooriad, Edisonilt ja nii edasi, kes Ford, kes meil on sellised kuulsad maailma muutjad ja ideoloogiat edasi viivad sinna maailmas. Ehk siis Bob Proctor oli selline, kes visati välja
keskkoolist, Kanada mereväes, siis ta oli mingil töökohal, mis oli siis tuletõrjedepoos, kus arvati, et see on maailma parim töökoht, sest mitte keegi sealt põhimõtteliselt kunagi ei olnud lahkunud. Ja seal juhtus tal üks selline seik, kus ühte meest saadeti siis pensionile ja ta tegi suuri plaane, ütles, ja nüüd ma võtan lapsed, teen nii ja naa, lähen reisin naisega ja nii edasi, aga 4 kuu pärast tema suri ära hoopis ja lahkus siit ilmast. Ja see on esimene asi, mis pani Bobi mõtlema, et oot. Kas siis ma nüüd lähtun sellest, mis kõik rääkisid, et ma siin töötan, see on hea töökoht, raha olen hullult võlgu, on ju, rohkem kui ta aastapalk oli ja et kas see ongi nüüd siis elu. Ja see mõtlemine viis tegelikult teda raamatuni Mõtlemist muutes rikkaks, Napoleon Hilli raamat ja ma väega vaatan, et see on mul teise tuppa jäänud, ma tahaks näidata teile seda. Ja kes tahab teada... Seega korraks vahele. Ma usun, et päris mitmed inimesed on sellest kuulnud ka Rahatarkuse teekonnal, et see on üks hea raamat, et ma olen lugenud, aga mul on e-raamat, ma ei saa ka näidata. Ja mina väga soovitan seda korduvalt lugeda ja Bob Proctor luges seda täpselt nii kaua, need 61 või 2 aastat tal tuli nüüd, kui ta siit ilmast lahkus, sest kordamine on see, kus meil muutus tekib. Ja kui sa tõesti tahad rahast paremini aru saada, olla parem investor, siis see raamat peab lugema nimekirjas tegelikult. Ja kui ta seda luges, nägi, et tema elus hakkas midagi muutuma ja siis ta mõtles, et mis see siis oli ja ta otsis seda vastust kuskil 9 aastat ja kuni ta jõudis inimeseni, kes talle ära selgitas, et ta on muutnud oma alateadvust. Ja siis ta sai aru, et ta tahab, et kõik, võimalikult palju inimesi maailmas seda teaksid ja see oligi tema elutöö. Ja mina siis olen üks tema jüngritest, võib öelda, kes tundis samuti endas ära, et issand, aga mina tahan ka nüüd inimesi aidata, mina tahan ka neile näidata, mis vägevat on nende sees. Ja siin ma siis olen, edastan neid õpetusi nüüd juba 3 aastat, 4 kuud. Ma arvan, et ma olen selles väga edukas. Toon natuke enda näiteid ka ja mitte selleks, et kuidagi uhkeldada või selleks, et näidata, mis on võimalik. Nagu ma ütlesin, olen 3 poja ema, olen pärit väikesest kohast nimega Vändra Pärnumaalt. Viljandis elan nüüd 14 aastat, tulin siia, sest lasteisa sai siin tööd tookord ja kuna mina olin lapseootel ja mõtlesin, ma tahangi Tallinnast ära tulla, sest seal ma käisin tööl ja mulle meeldis rahast, ma olin pangas tööl ja sain aru, et nii, vaatasin, et Triin tuli pildiga ja kohe katkes mul nii tore näha, et tulge veel pildiga, pange kaamerad sisse endale. Et muidu sa oled siin ainult saamas midagi, aga natuke jagad oma energiat ka meile. Ja ma elasin sellist hästi tavalist elu. Ma just vaatasin, ma kolisin ja viskasin oma vanu märkmik ära ja lugesin, et aasta 2013 või 14 oli see 13 vist, kus meil ei ole autot, sööme ainult tatart, sest et mul ei olnud üldse raha. Ja tegelikult, miks ma neid näiteid toon, ongi see, et kui mina sain seda teha, siis saab tegelikult igaüks teha ja ei pea olema sellises kohas, et oled kuidagi vaene ja ei tea, mis teha ja kuidas teha. Vaid ükskõik, kus sa elus, mis järjel sa oma elus oled, alati sa saad vaadata üle oma mõttemustrid ja saad midagi muuta, et oleks midagi paremini. Ja minul juhtus siis nii, et ma tundsin, et ma olen üks selline vinguv perenaine kodus, lastega ei ole rahul, endaga ei ole rahul, mehega ei ole rahul ja ma jõudsin sinna, et ma ei olnud rahul sellega, et ma ei ole enam rahul. Ja 2018 läksin ma seminarile, mille pealkiri oli Ma tean, miks ma siis ei tee. Ja see oli täiesti minu elu. Ma ütlesin iga asja peale, ma tean. Ja miks ma siis ei teinud? Ma ei teadnud, miks ma siis ei teinud. Ja see frustratsioon muudkui kasvas. Kuigi ma olin olnud enesearengu teel, ma olin Krassovit lugenud ja aru saanud, et kui suhtes tekivad kõrvalsuhted, siis on ikkagi kahepoolne, miks need tekivad ja väga palju taipamisi oli tulnud. Aga midagi nagu füüsilises maailmas väga ei muutunud, vaid pigem kõik frustratsioon kasvas, sest lapsed ju kõik kasvasid. Ja seal koolitusel sain ma teada Bob Proctorist ja ma sain teada, et aga me ei pea kannatama siin elus. Meil on võimalik oma sissetulekuid muuta. Meil on võimalik hakata iseendast teisiti arvama. Ja üks minu esimesi eesmärke oli see, et minu 1 aasta sissetulek muutuks minu 1 kuu sissetulekuks. Ja ma arvutasin välja, et kunagi ma soovitan teil seda sama teha. Mis on kõige suurem summa, mida te kunagi aastas olete saanud?
sa tead seda umbes kuu palga järgi, korrutad 12-ga, minul pangas oli kunagi, mul oli hästi hea palk eurodes, vabandust, Eesti kroonides. Isegi lõpuks ta läks vist kas 13-14 000 Eesti kroonini, mis oli nagu hästi hea tegelikult. Ja siis ma arvutasin sealt, mis iganes mul see aastapalk kokku tuli ja ma otsustasin, et sellest saab minu 1 kuu palk, ehk ta oli võib-olla selline eurodes, minu arvates oli ta kuidagi 12 ja 14 000 eurot ühes aastas. Noh, kroonid ja eurod, hästi suur vahe, teate kõik 15 on ju. Ja kui ma vaatasin seda, ma ütlesin, see on maksimum, mis ma olen saanud või? Issand, ja ma olin nõus sellest tööl käima. Kuigi pangas oli okei käia, seal oli ka paindlik tööaeg. Aga mida ma siis avastasin, mu viimane töökoht oli selline, kus ma sain 10 000 eurot aastas. 10 000 eurot aastas. Siis ma kirjutasin, et minu soov on, et minu 1 kuu sissetulek on 12 000 eurot. Ja ma adusin, et see tuleb mulle mu ettevõtte kaudu, mitte et ma ametlikult endal palka maksan, et sinna ikkagi on pikem tee minna. Ja tänaseks olen ma selle saavutanud ja mõnel kuul isegi on see 3-kordne. Ja seda tegelikult 3 aastaga, mitte 30 või 10 aastaga, vaid 3 aastaga. Ja 1,5 aastaga tegelikult ma saavutasin selle juba peaaegu 1 aastaga vist ühekordselt ja siis jäi ta püsivaks kuskil 1,5 aasta pärast. Ja sealt saan ma omale tasu maksta, sealt saan ma natuke ka kõrvale panna. Näiteks praegu ma oma kontorit sisustan, varsti tekib mul riiul siia taha, on ju, et ja nii edasi. Ehk siis seda kõike olen ma teinud läbi selle rakendamise, mida ma ise õpetan. Ja ma arvan, et Marin nüüd tundiski ära, et oota, aga tule räägi meile ka. Ja küsin natukene teie käest, võib-olla Triin on nõus minuga kaasa rääkima, Marin võib rääkida või keegi, kellel ei ole pilti, võib ka kaasa siiski rääkida. Et miks sa oled siin, mis te kursus või väljakutse siis, kuidas te nüüd seda nimetate? Me oleme lihtsalt selline Zoomi üritus, et võib chati kirjutada, kes ei taha rääkida. Chati kirjutada, miks sa siin oled. Triin võib minuga ka rääkida, siin ma näen, on ju, et kõik on siin turvaline, kõik ei tule midagi kurjasti ära kasutama. Et miks sa oled siin Marini korraldatud Zoomi üritusel? Mina olen siin suuresti sellepärast, et olen ka seisus, kus tahaks enda sissetulekuid ettevõtjana suurendada. Ja kuna on tormine õhtu ja algselt oli mul plaan aeda minna ja siis Marin küsis, et kas sa tuled kuulama täna ja siis ma tulin, et niimoodi pooljuhuslikult sattusin. Kui kaua sa oled ettevõtja olnud? Ma olen olnud 3 aastat ja natuke peale. Umbes sama kaua kui mina siis? Umbes sama kaua kui sina, ja. Ja kuidas sul on, kas sa toimetad üksi, on sul kedagi veel abis? Ma toimetan üksi. Olen nagu, selles mõttes vabakutseline ettevõtja või niimoodi elustiili ettevõtja, ütleme nii. Et mul mingit suurt meeskonda taga ei ole. Ja sa ütlesid, et sa oled selles kohas, kus tahaks oma sissetulekuid natuke kasvatada nüüd, eks? Just. Mis sa tunned, suurim takistus sul seal on? Mu hetke kõige suurem takistus on see, et ma olen aru saanud sellest, et ma teen seda üksi ja see tööhulk, mida ma suudan ära teha, on piiratud. Meil on ju 24 tundi, on ju? Jah, just, ja hetkel, kuna ma kirjutan turundustekste ja teen kommunikatsioonitööd, siis see on ka nagu natukene selline, mille baasilt on võib-olla keeruline skaleerida seda sissetulekut, sest need kõik on sellised rätseplahendused, mida ma pakun. Et nii, Marin tahab öelda midagi. Ja ma tahtsin võib-olla vahele segada, et me oleme Triinuga, mina olen Triinu koolitusel olnud ja siis peale seda Triin ütles, et kuna me üksi mõlemad toimetame, et hakkame kohtuma niimoodi regulaarselt, ma ei tea, miinimum vist kord kuus või sellise mingi aja tagant, et jagada oma seda teekonda, väljakutseid ja üksteist toetada, et kuna me üksi toimetame. Ja selles me tegelikult tegime ka väljakutse ettevõtjale, mis alustab novembris.
ja ükskord rääkisime ka Zoomis oma nendest väljakutsetest ja takistustest, et kuna ongi sa üksi toimetad, on ju, et mis siis edasi ja me oleme tegelikult Triinuga teinud ka mingid strateegiapäevi ja üks tuleb kohe varsti, siis ma just ütlesin Triinule, et vahepeal on nii palju muutunud, et siis sa pead uuesti nagu olukorrale otsa vaatama. Aga Kai, ma tahaks küsida ühe küsimuse, et kui sa selle eesmärgi panid, see oli tol hetkel sinu jaoks ikkagi väga suur eesmärk. Täiega, mul oli tollel ajal ju sissetulek polnud 1000 eurotki kuus. Mul oli küll ettevõte, siis ta oli koos tolleaegse kaaslasega, ma tegin need aeroobikatrenne, lihtsalt selleks oli ettevõtte tarveid siis sealt esitada. Nagu tihti. Aga et kas sa siis mõtlesid ka, et millal see võiks olla? Ikka, ma tahtsin kohe, et aasta pärast. Aga kas see sind häirima ei hakanud? Mina olen enda puhul pannud tähele, et mul vahest hakkab see häirima, kui ma liiga suure eesmärgi sean ja siis mul ongi, ma tahaks kohe seda. Aga no ta ei tule tavaliselt. See on see kannatlikkuse õppetund meil hästi suureks, et tuleb, ei hakka häirima, sest see paneb hoopis liigutama, sest eesmärki, ma tahan korra Triinu juurde ka tagasi tulla, aga eesmärki tuleb seada südame järgi ehk seda, mida päriselt tahad ja mis paneb silma särama. Sest kui ma panen eesmärgiks, et mu ühe kuu sissetulek on natuke väiksem, siis see ei eruta mind mitte kuidagi. Aga tegelikult tõde on see, et ma seadsin ka sinna väiksema eesmärgi, et ma ütlesin endale, et 3000 eurot ühes kuus on käib isiklikult minul raha läbi, mis võib justkui öelda, et tänaseks on nagu toimunud, sest et kuidas ikka näiteks ma ostan endale mingi pintsaku OÜ alt, ma ei tea, mul on siin laud selle alt, sest see on minu töö, eks ma ei käi vabal ajal üldse pintsakuga. Ehk meil on mingisugused laveerimisvõimalused seal natukene. Selleks peab olema hea raamatupidaja, ise ka saama aru, ta küsis mu käest täpselt, et kui sul tuleb nüüd keegi vaatama, kas sa näitad, et kapis on need riided, jah, ma näitan, nendega ma ei käi igapäevaselt, ma ei tahagi nendega käia, need ongi mul kas Zoom või seminar on ju. Ühesõnaga, ma ütlesin sinna, mul oli nagu suur eesmärk, et 1 aasta sissetulekust saaks 1 kuu sissetulek, aga ma rääkisin endale aeg-ajalt ka selliseid väiksemaid numbreid, ja siis see oligi vahepeal selline, et kumbad numbrit ma nüüd öelda tahan. Ma tean, et ma kirjutasin ja lõin visiooni selle järgi, et see 1 kuu sissetulek, 1 aasta sissetulek on 1 kuu sissetulek. Ja tegelikult, ma saan aru su küsimusest, sest seal tekivad meil suured käärid. Ma ei täitnud ju see eesmärk ja siis me hakkame ennast materdama. Aga tegelikult, kui sa tead, et sa oled kõik selleks teinud, et sinna jõuda, asi ei ole enam selles, et mul on vaja jõuda selle rahasummani. Asi on selles, et mina inimesena kasvan. Ja üks asi, mis te tänasid võiksite kaasa võtta, on see, et eesmärgi seadmise mõte ei ole see, et sa midagi saad, vaid kelleks sina inimesena muutud, kui see eesmärk on täidetud. Ja isegi kui ta ei täitunud aasta pärast, siis ma olin inimesena nii palju kasvanud, sest ma olin nii palju teinud asju, mida ma elu sees ei arvanud, et ma nüüd üldse suudan teha või hakkan tegema. Ja see on üks asi, mida ma saan nüüd tulla ka Triinu jutu juurde tagasi, et hästi paljude ettevõtjate, ma olen teinud siin ärilõunaid ja tegelikult on mul, ma arvan, pooled kliendid ettevõtted, kes OÜ-tab, kes päris tõsiselt teeb, siis suurim takistus on tegelikult see delegeerimine, meeskonna leidmine. Ja ma ise tunnen ka, et ma siiamaani lähen veel sellistest takistustest läbi, et mul on meeskond, mul on 7 naist. Me kutsume ennast tiimiks, ma ei saa öelda meeskond, kui kõik on naised. Ja ega ikka kord kuus lööb jälle kõikuma, et mina ja liider neil, sest ma ei taha olla selline liider, kes käsipooga laseb. Samas, kui ma tunnen, seda ma tahan teha, see on minu loodud ettevõte, siis me ikka nii teeme, on ju. Ja et kus leida see tasakaal ja kus kohast ikkagi teisi ka julgeda kuulata ja julgeda delegeerida ja see on üks hästi suur kitsaskoht. Mul on mitu inimest tegelikult selles pikas programmis, mida ma juhendan, kelle suurim eesmärk on just see, et ta ei läheks paberitega koju, et ta suudaks delegeerida. Üks meesterahvas oma arhitektuuribüroosse palkas 2 töötajat juurde, kasvatas käivet ise, jäi enda liistude juurde, õpid usaldama, eks. Mul on üks avaliku sektori inimene, kes samamoodi, kes aitab nende paberitega koju minemisest ja tänaseks on tal seal 2 abilist samamoodi. Sest see kõik on meie mõtetes kinni ja see küsimus, mida Marin minust küsib, minu käest läheb tegelikult hästi sellega kokku, kuidas siis ka delegeerida, sest ma kohe alguses hakkasin kirjutama, et ma teen koostööd harmoonilise meeskonnaga, ma teen koostööd inimestega, kellega me liigume ühes suunas.
kellega me oleme alati avatud, me oleme ausad. Ja nii see on ka läinud ja juba aasta pärast oli mul oma assistent, sest ma nägin, et mul on teda nüüd vaja, sest muidu ma ei saa keskenduda sellele, et ma täna siin räägin teiega, samal ajal saadab tema mingi kirja välja, võtab kellegi registreerimise vastu, saadab arve välja, on ju, samal ajal, kui ma siin seletan, keegi tasub mulle arve. Kõik see asi toimib, kui mina siin suhtlen inimestega, sest see on see, mida mina teha tahan. Ja kui sa leiad selle oma tugevuse ja näed, mida keegi teine saaks sinu jaoks teha, siis need inimesed tegelikult hakkavad sinu juurde tulema, kui sa oled nagu valmis usaldama, et jah, tema mul kujundab, tema aitab tekste kirjutada, tema teeb mu raamatupidamist ja nii edasi. Ja see tegelikult kõik on kinni meie mõtteviisis ja tulles nüüd selle mõtteviisi juurde natukene veel lähemalt rääkima, siis paljud ettevõtjad ka küsivad, et aga kelle mõtteviisi sa nüüd mulle siin siis pähe paned? Et mis mõtteviis see täpselt on, mida sa mulle õpetad? Siis ma püüan selgitada, et asi ei ole selles, et ma kellegi teise mõtteviisi sulle edasi annan, vaid seda, mismoodi sa siiani mõtled, oled mõelnud, on sind siia toonud. Kui sa nüüd soovid kasvatada oma ettevõtet, sa soovid kasvatada oma sissetulekut, siis on sul midagi vaja teisiti mõelda, sest muidu sa ei oleks juba sinna jõudnud. Ja see ongi nagu see koht, et kui sa sead algul selle eesmärgi, siis see eesmärk peaks olema nii suur, et sa nagu ise ka ei usu, et kuidas seda on võimalik saada. Sa ei tea, kuidas sa sinna ka täpselt jõuad, aga see paneb sul niimoodi hommikul üles ärkama, nagu sa läheks oma unistuste reisile. Kell 6 väljub lennuk, sul pole mingit probleemi kell 4 ärgata, eks. Sest sul on nii suur kirg selle eesmärgi vastu. Ja sealt hakkad sa siis minema, sest sa tead ükskõik, mida sa teed, see pisik asi, see üks kõne, see üks e-mail, see üks kokkulepe, see üks kursus, see viib sind selle suurema asjani. Ehk sul on see visioon paigas, kuhu sa jõuad oma ettevõttega. Mida teed sa siis, kui sa oled selle rahalise eesmärgi täitnud? Ja see on see unistamine kohati. Et panna kirja tegelikult hästi detailselt, kus sa näed ennast 3 aasta pärast või sa julged unistada suuremalt kaugemale 5 aasta pärast. Mina näen, et 5 aasta pärast on kõik mu unistused täitunud. See ei tähenda, et ma sealt edasi ei saaks minna, aga ma panen 5 aasta ja asjad kirja. Ma elan seal, mu sissetulek on nii palju, ma saan sellega aidata nii palju inimesi, mul on ettevõttega nii ja see kõik on detailselt kirjas, sest siis, kui mul nüüd siin ja praegu tekib mingi kitsaskoht, ei täitunudki eesmärk, ma panin ju 1. oktoober 2022, ei saanudki see raamat valmis. Sa mõtled, sellest pole midagi, sest mul raamatu kirjutamisel ilmnes mingi see asi, ilmnes too asi, ma õppisin ise, ma läksin nendest läbi. Nihutame siis natuke edasi. Ja see ongi tegelikult see eneseareng, et sa ei pahanda endaga, aga sa küsid ka ausalt, kas sa tegid kõik selleks, et liikuda selle poole. Muidugi ettevõtjatele rääkides tuleb alati pidada silmas see tasakaal, eks, et sa ka puhkad vahepeal, et sa ei pane hullu 24/7. Ja samas, kui sa teed seda, mida sa armastad, siis ei ole see probleem, aga tuleb leida neid puhkehetki ka. Ja see ongi see mõtteviis, see suhtumine. Kui sa otsid endal töötajad, kas su peas käib läbi, et ma ei saa ju neid usaldada, äkki nad ikkagi keeravad mingi käki kokku, äkki ikkagi nad ei ole nii pühendunud kui mina ja äkki ma pole piisavalt hea liider. Kõik need küsimused ei aita sind edasi. Ja see ongi tegelikult see suhtumine, mis siis, kui sa hakkad küsima hoopis teisiti. Aga kuidas ma jõuan nende inimesteni, kes on sama pühendunud kui mina? Kuidas ma jõuan nende inimesteni, kellega ma saan koostööd teha harmooniliselt, olla avatud? Kuidas ma saan olla selline liider, et ma meeldiks ka iseendale, kelle heaks ka mina tahan on ju töötada? Et tuleb seda küsimust natuke muuta ja see ongi see mõtteviisi ehk suhtumise koht tegelikult. Et kes teist usub seda, keegi meil ennem chatti ei kirjutanud, kes usub seda, et see, mida sa mõtled, seda sa enda ellu lood. Selleks ka sina ise muutud seda, mida sa mõtled. On siin keegi, kes seda usub? Kuidas sul, Marin, on? Ja kindlasti, aga mina nagu olen tähele pannud, et me oleme ikka väga nutikad endaga, et sa ei taipa mingeid asju enda kohta, isegi kui sa arvad, et ma jälgin ennast ja arenen, on ja. Et ma täna just taipasin, jagasin Instagramis ka, et mina olen kogu aeg ju mõelnud endast, et minul on see säästmine raske, on ju.
väga pikalt segas mind see, et ma arvasin, et säästmine tähendab koonerdamist. Noh, et sellest ma sain nagu üle ja siis mul on mingid nipid, kuidas ma suudan säästa ja koguda ja investeerida üldse nagu, kuidas ma jõudsin rahatarkuseni. Ja siis täna ma avastasin, et oi, et aga ma isegi võin vahest natuke kooner olla, et ma ei oleks nagu selle peale tulnud, sest et keegi jagas, kuidas tema rööster ei ole korras ja tegi tal kõrvetas ära saia, aga näed, ei raatsi uut ka umbes osta. Ja siis ma mõtlesin issand, et meil on ju ka tegelikult röösteriga niimoodi, et seda üldse kasutada, sa pead panema külmkapi magneti sinna, et see all hoiaks vaata seda ja siis sa pead ka kogu aeg jälgima, et sul ära ei kõrbeks. Ja tegelikult ju loomulikult me saaksime seda osta, aga et miks ma siis ei osta, et ma ütlen, ma ei viitsi ja no toimib küll ja küll me siis vaatame jälle ja siis mõtlesin, et ma ei ole kunagi endas mõelnud, mina võin olla kooner, aga võin teatud situatsioonides, et selline nagu, et enda kõrvalt nägemine vahest on ka nii oluline. See on tegelikult see prioriteedi küsimus, et kui see rööster pole oluline, siis sa ei, mõttetu raha raiskamine tundub ja samas sa võid minna osta endale mingi hästi kalli raha eest, näiteks pintsak, kus sa lihtsalt tead selle, kui kaua see kõik saab mõjuda ja olla, näiteks on ju. Ja, või näiteks käisin tennist vaatamas, et see ei olnud odav lõbu, aga seda ei juhtu ju tihti, on ju, Eestis esimest korda on tenniseturniir ja kui palju see mulle vastu nagu annab, et see on kaks minu unistustest, on ju. No mõnus tunne tegelikult täita seda unistust, ka neid ühekordseid unistusi. Aga nüüd ma vaatan, et siia te ka kommenteerite, et siia chati kirjutate, et jah, te usute, et ongi nii, et sa saad seda, millest mõtled, sa muutud selleks, millest sa mõtled. Et siin ma kasutan natuke Bob Proctori sõnu, et temal on kihvt lause, et enamus edukaid inimesi on väga eri arvamusel, kuidas sa saad edukaks saada, on ju. Aga kõik on ühes asjas ühel nõul, et see, mida sa mõtled, seda sa saad. Ja ma tahaks, et täna meie sellest kohtumisest jääkski natukene selline ma leian see sõna nüüd siia, et sa saaksid siit kohtumiselt endaga kaasa võtta selle, et sa märkad, mida sa arvad iseendast kui investeerijast või kui ettevõtjast või mida sa rahast on ju arvad ja et kuidas seda siis hakata muutma, kuidas seda hakata märkama. Üks asi, esimene punkt on tegelikult see eesmärgi seadmine, et sa küsid endalt, mida sa siis tegelikult tahad. Sest sa ei saa ju ennem üldse märgata ühtegi mustrit ega uskumust enda sees, kui sa ei hakka liikuma selle poole, mida sa päriselt tahad. Ja võtta sealt natukene ka midagi sellist ebaloogilist, mitte et kui ma nii jätkan, siis loogiline samm on nii kasvan siin 1 või 2% aastas. Aga mis siis, kui sa kasvad 100% aastas? Kui vaadata minu ettevõtte tulemusi, siis üks aasta oli, kuukäive oli pidevalt 5-6 tuhat, järsku oli 16 000 ja juba oli 26 000. Et see saab väga kiiresti minna, kui me ise inimesena hakkame asjadest lihtsalt teisiti arvama. Ja taaskord, ma ei too näiteid mitte et kelkida, vaid selleks, et kui see on sinu soov, sa suudad endale tunnistada, et sulle tegelikult meeldib raha ja isegi kui sa ei suuda tunnistada, et sulle raha meeldib, siis märka, mis siis juhtub, kui raha ei ole. Tohutult närviliseks tegelikult muutume, eks. Ja igaühel ongi oma soov, et keegi ei pea tegema täpselt nii nagu mina, aga küsimus on alati selles, et mida siis sina soovid. Aga alustada eesmärgi seadmisest, sest siis, kui sa hakkad sinnapoole liikuma, Triin nüüd sai ilusti välja tegelikult tuua selle kitsaskoha, siis kui sa hakkad sinna nüüd liikuma, sa otsustadki, et sa võtad kellegi appi. Sa ei tee näiteks enam üksi. Siis sa saad teada, mis on su muster ja uskumus selle juures. Ja alati on parim viis tegutseda, sest kui sa mõtled, okei, ma ennem ei saa kedagi appi võtta, kui ma pean nüüd seda uskumust siin muutma. Aga sa ei saa uskumust muuta, kui sa kedagi appi ei võta. Sul on need kaks asja on koos. See ongi nagu see lõimimine või sooritus ja see mõtteviis seal juures tegelikult, et okei, sa võtadki, see inimene ütleb, jah, ma tulen sulle appi, on ju, siis mis siis saama hakkab? Mariin saab siia kirjutada, mis raamatust me rääkisime. Saad chatti kirjutada, et mis siis sinu sees toimuma hakkab? Sa hakkad kohe märkama seda lugu, et oota, aga ma ei saa teda ikka usaldada, kas mina olen piisavalt hea liider ja issand, mis siis, kui ma talle liiga palju raha pean maksma, see ei too mulle raha tagasi ja need mõtted tegelikult ei vii meid edasi. Ehk kui sa usud, et mõtted loovad, siis milleks on neid mõtteid meil vaja mõelda, mis siis, kui me hakkaks mõtlema teisiti. Ja tegelikult see lükkabki meid sinna enesearengu teele, et kuidas me siis saaksime teisiti mõelda, kui hetke olukord näitab tegelikult risti vastupidist. Ma olen aastaid saanud 5000 € iga kuu käivet näiteks ja järsk otsustan, tahaks 10 saada.
väga keeruline on alguses, sest et meil on kogemus selle põhjal, et oli kogu aeg viis, mis ma siis tegin, kes ma siis olin. Aga selleks tulebki appi su kujutlusvõime. Meil on antud tohutult vägev võime, kujutlusvõime. Kellel on lapsed, pane silmad kinni, kujuta ette, ta läheb nüüd seal üksi kooli esimest korda, mida see ema tunneb või mõtleb seal või ta ronib kuskile puu otsa. Meil piisab 1 sekundist, kui ma ei tea, mis kõige õudsemad pildid loome silme ette. See ongi see kujutlusvõime ja seda rakendades, seda tundma õppides, kasutama õppides, saame me luua ka teisi asju enda ellu. Ja sellepärast ma julgengi öelda, et enamus inimesi kasutab kujutlusvõimet valesti. Ja minul on selline kontrollküsimus, et kas see mõte viib mind sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ehk ma korraldan seminari ja mõtlen, mis siis, kui keegi ei tule? Mis siis, kui pilet on liiga kallis? Mis siis, kui mõned lähevad vahel saalist ära? Mis siis, kui mul sassi läheb? Tohutult halvad tunded tekitavad tegelikult need mõtted. Ja siis ma küsin endalt, kas need mõtted tekitavad mu hea tunde ja toovad inimesed saali? Vastus on ei. Aga miks ma siis neid mõtlen? Sest ma olen harjunud neid mõtlema. Sest me oleme programmeeritud muretsema. Me oleme programmeeritud nägema negatiivset. Kui sa peatud korraks, kõige parem viis, kirjutad need mõtted ülesse. Kirjutad ülesse, mis su peas toimub. Kirjutamine aitab ka fookus seada, aitab maha rahuneda, see kärsitus saab rahuneda, sest kirjutamine on ju aeglasem. Sa võid mõelda, aga kui sa hakkad kirjutama, siis pead natuke aeglustama mõtlemist. Sa vaatad, mis asi see mu peas on. Sa võid küsida, miks sa seda mõtled. Mina soovitan mitte väga küsida seda, vahet pole miks. Sa lihtsalt oled nii programmeeritud, sa ei oska teisiti, sind ei ole teisiti õpetatud. Küsi parem, kuidas teisiti mõelda ja võta see teine paber. Ja võta ükshaaval see mõte ja pööra teistpidiseks. Mis siis, kui inimesed ei tule saali? Vastupidine. Kuidas ma saan need inimesed saali? Mis siis, kui inimesed tulevad saali? Mis siis, kui mul läheb tekst sassi? Kuidas ma saan nii, et mul tekst on alati meeles? Positiivses vormis, oleviku vormis. Mis siis, kui pilet on liiga kallis? Nad ei tule saali. Pilet maksab täpselt nii palju, et inimesed saavad seda tasuda. Niikuinii alati on kellegi jaoks ta liiga kallis, kellegi jaoks liiga odav. Mis siis, kui sa hakkad mõtlema nendest inimestest, kellele sobib see pileti hind, kellele sobib sinu teenuse hind, kellele sobib sinu toote hind. Sa soovid hinda tõsta, siis sa otsustad, nendele sobib. Üks klient raamatupidaja mul 2 aastat tagasi valmistas ette hinnatõusu. Hullult pabistas, tohutult palju energiat läks tal sinna. Ja ta tõstis hinda, siis ta helistab mulle, Kai, ma tõstsin nüüd hinda, saatsin kirjad laiali. Üks klient loobus, sa tead, meil niikuinii pidi see koostöö lõppema, et ta laienes ja tal oli vaja sellist raamatupidajat, kes hakkab kontoris istuma. Aga ma sain 3 uut klienti juurde pärast hinnatõusu, sest ta tõstis enda väärtust. Ta leidis kliendid, kes vaatab, kui see teenus maksab nii palju, järelikult ma saan siit kuidagi rohkem tuge. Ja tal hoopis sai kliente juurde. Ehk siis kõik on mõtteviisis kinni ja siin ma tahangi öelda, et asi pole selles, kuidas mina mõtlen või Marin mõtleb või Bob Proctor mõtleb. Asi on selles, kuidas sina mõtled. Mida sina arvad endast, mida sina arvad sellest, mida sa luua tahad. Ja kui sa näed, et see mõte ei loo seda, siis miks sa pead seda mõtlema? Ära mõtle seda. Mõtle midagi muud. Ja mul on hästi, ma lõpetan kohe oma lause ära, Marin, et viimasele palju räägitakse mälust ja kui halb mälu on ja ei jää meelde. Meil on tohutult hea mälu, sa mäletad kõiki vanu asju. Enamus asju, mida sa praegu mõtled, on see sama, mida sa elu jooksul oled mõelnud. 70% sa mõtled täpselt seda sama asja. See ei ole tegelikult muutunud. Nii et aeg on panna need mõtted, mis sa kuskilt said emalt, isalt, oma kogemustest. Sa oled teine inimene nüüd. Ja sa saad alati tegelikult ise oma mõtteid valida. Et see on nagu see võimas asi meil. Nii, lasen Marin sul vahepeal öelda. Ma tahtsin öelda, mul tekkis ka mitu mõtet nüüd sind kuulates, et esimene muidugi on see, et need on meie hirmud, mida me kardame tegelikult. Sest et ma tean, et päris paljud alustavad, ma ei tea, meil on kuidagi väga ettevõtluse lainel, aga eks investeerimisel on samamoodi. Aga äkki läheb nii hästi, et ma ei jõuagi kõiki neid kliente ära teenindada näiteks. Et mis sest, et see tõenäosus, et kohe sul alustajana läheb nii hästi, on väga väike, aga siis sa saadki mõelda, et aga mis siis saab? Et näiteks tulevadki mul nii palju tellimusi, kõik investeerimispäevikud tellitakse e-poest ära, ma pean need kõik homme teele panema.
no ja siis panengi järelikult, on ju, või siis ütle, noh, läheb See on paar ju vägev. aega, ei juhtu ka ju midagi, on ju, ja väga-väga probleem, mida nagu omada tegelikkuses, on ju. Kardetakse edu, siis kardetakse neid võimsaid tulemusi. Ja pigem neid jah, kuidagi nagu kardetakse, et äkki tuleb liiga suur edu korraga, et ma ei saa hakkama sellega. Ja võib-olla see teine asi, mis ma mõtlesin, et Triinu juttu kuulates ka, et see ongi see, et oled harjunud ise tegema, on ju, toimetama ja siis me näemegi ennast ju sellise ettevõtjana. Ja siis on nii hirmutav ja kuidagi nagu ei oska nagu mõelda, aga mis see järgmine samm siis on, on ju. Tegelikult nagu tahaks kasvada, aga mismoodi see nagu välja näeks, et see on see, mida vaata sina ütlesid, et kujuta seda endale ette ja siis sa nagu ei oskagi, et aga mismoodi see siis on, et ongi, mina nagu vastutan, mingid inimesed on, mida nad siis teeksid, et no ise olen kogu aeg teinud, on ju, ja üks asi veel on siin see, et kumb siis nagu ennem peaks olema, et mina, noh, aeg-ajalt tunnen, et ma mõtlen, et no siis, kui ma juba piisavalt teenin, siis ma saan endale abilise võtta. Aga et võib-olla peaks nagu vastupidi mõtlema, sellepärast, et siis ma saan nagu rohkem teenida, kui mul juba on abiline. Ja, minule meeldib see mõtteviis natuke rohkem ja mina alati soovitan abilist võtta ka, et tema on ka ettevõtja, tema esitab ka sulle arvet, et kogu mu tiim on ettevõtjad ja ma ei kavatse võtta palgatööle vähemalt hetkel, võib-olla kunagi ma soovin palgatööle kedagi võtta, aga nende mõtteviis on siis ka teine, sest teate, kui suur vahe on palgatöötaja mõtteviisil, ettevõtja mõtteviisil. Ma näen seda hästi selgelt nüüd, et ma tõesti tunnen, et nüüd järk-järgult mul ikka tekib see ettevõtja mõtteviis ja üks asi oli see käibemaksu teema. Kui see tuli, siis mul oli nagu, ma arvasin, ma olen juba vägev ettevõtja ja siis tuli käibemaks ja siis mul oli niisugune, ja nagu midagi ei saa aru, kuigi ma olen numbrites hästi hea. Aga ma kommenteerin natuke, Marin, seda, et me jõuame tegelikult vaikselt selle mina pildini. Aga tead, enne ma võtan selle eesmärgi seadmise veel siia. Ehk siis eesmärgi seadmise mõte on see, et sina inimesena kasvad ja sina saad mingit teist kogemust. Mitte see, et sa saad selle maja või auto, need on nagu kõik need justkui tagajärjed, aga tegelikkuses on meil eesmärgi seada selleks, et me inimesena saaks kasvada. Vaat siis ei ole tegelikult vahet, kas sa täidad sa täpselt sellel päeval või tollel päeval. Mul läks 2 aastat esimese eesmärgi saavutamiseni ja mul ei olnud kordagi imelikku tunnet, sest ma nägin, kui vägev on elu ja kui suuri samme ma selles suunas kogu aeg teen. Lihtsalt, et sinna jõuda, mõnel on pikem tee, mõnel lühem tee, oleneb kellel mis taust on, eks. Ja teine asi eesmärgi seadmisel aru saada on oluline, et sa ei pea teadma, kuidas sa sinna jõuad. Sul on vaja teada, kus sa oled, näiteks oled siin, teinud ettevõtet 3 aastat, ettevõtte 1 kuu käive on 5000, sa tahad jõuda, et oleks 20 000 ettevõtte käive. Sa tahad jõuda siia. See, kuidas sa siia jõuad, tegelikult ei ole sinu asi. Sa pead märkama, kus sa oled, mis on vaja muuta ja hoida silmes, kuhu sa tahad jõuda. Ja see, kuidas sa siia jõuad, saad sa tee peal teada. Ja see ongi see, mina kutsungi seda elamiseks. Sest kui sa teaks tervet teekonda ette, mis põnevust siis on. Ma hakkan siit Viljandist sõitma Tallinnasse ja ma pean teadma, kus tee ääres ma näen rebast, kus ma teen möödasõidu, kus ma tahan peatust teha. Ma ei saa kunagi jõuda kohal, sest see on ju kogu aeg muutuses. Mul sõber helistab, kuule, tule nüüd. Kitsed läksid üle tee ära, aga selle asjas, kui ma hakkan Viljandist sõitma, nad on võib-olla tagasi seal juba, eks. Võib-olla selle aja peal on juba vihma hakanud kuskil sadama ja ma läheb juba pimedaks isegi, sest elu on pidevas muutuses. Ja see on üks asi, et on vaja jõuda sinnani, et astuda see samm. Sa tead esimest, teist, võib-olla ka 3. sammu ja siis sa hakkad minema ja siis sa tee peal näed. Sa jõuad ju sinna käänakuni, sa näed siis käänaku taha, sa ei saa ennem ära mõelda, mis seal kõik on. No paljud inimesed siis loevad stsenaariume. Äkki on käänaku taga pime, äkki sajab rahet, äkki on suur lumeang, äkki on suur põder ootab mind. Kõik stsenaariumid käid läbi. Selle ajas oleks seal 10 korda käänakuni jõudnud ja lihtsalt näed tegelikult, seal pole mitte midagi hullu. See on täpselt samamoodi, et sa hakkad matemaatikat õppima. Võtke lapsed alustasid kooliaastat, võta kuskilt keskelt lahti. Nad ei saa mitte midagi aru. Aga kui nad järjest liiguvad, jõuavad sinna, kõik on hästi, on ju. Et sama on meil sellega, et meile võib tunduda, et appi kui keeruline, kui me nüüd liigume terve tee. Ja siis see ongi see tegelikult see kannatlikkuse õppetund, see kärsitus ja see, et sa saad aru, et aga kui ma iga päev nende tegudega, mida ma vastu võtan ja soovin teha, otsustan teha, ma kasvan ja arenen, siis ma saan seda edutunnet tunda, siis ma ei pea seda tervet teekonda teadma.
niikuinii sina teed plaane ja loo ja Jumal, universum, kes iganes seda, kuidas sa võtad, tal on omad plaanid, on ju. Ja sellepärast ongi põnev siis teada saada ja Steve Jobs on juba öelnud, et me saame punkte ühendada mitte ettepoole vaadates, vaid tahapoole. Mida see tähendab? Tagantjärgi saad aru, miks pidi nii minema. Aga loo seda enda elu samamoodi, otsust ära, kuhu sa tahad jõuda. Pane plaan ka paika. Vaat nüüd ma räägin natuke vastuolulist lugu. Sul on vaja plaani ka, aga mitte tervet teekonda sa ei tea. Aga näiteks ma ütlen, okei, ma tahan jõuda selle käibeni, mida ma teen? Ma teen seminari kord kvartalis, ma pakun ennast webinaridele rääkima, ma lähen käin mingi live päris kuskil, ma lähen nüüd sinna Impact Day üritusele, et ma suhtlen inimestega, olen nähtav. Ma panen sellised plaanid paika ja ma alati otsustan, mis on selle tulemus. Ma visualiseerin, selle webinari tulemusena tuleb mul 3 klienti, selle webinari tulemusena 4 klienti. Ma panen selle tulemuse ka alati sinna. Aga see, kuidas ma nüüd täpselt sinna jõuan, kõike 100% ma ei tea, aga see plaan võiks olla selline plaan, et see tõesti kasvatab sind. Mitte see, mida sa siiamaani kogu aeg oled teinud, vaid midagi uut. Mis siis, kui sa lõpuks teed laivi ja ütled inimestele, et tea, et mul on nii vägev teenus ja toode. Mis siis, kui sa kutsud inimesed kokku, nagu Marin siin kutsus ja räägib, kuulge, näe, sedasi saame asju teha. Sest me oleme sotsiaalsed olevused, et julgust niimoodi ennast avada, väljendada. Aga võtame selle mina pildi korra. Ma võin vahepeal ühe näite eesmärgi kohta. Joo, täiega. Ja, mul tuli meelde, mul täna mõtlesin selle peale, kuidas vahest ma ei teagi, kuidas see nimetada, ei taipa panna mingit eesmärgi. Mul oli niimoodi, et ma teen velotrenažeril trenni ja pikka aega oli mul 10 kilomeetrit. Ja oli pikka aega. Võib-olla et proovin kiiremini näiteks teha, mingi areng võiks ikka olla. Ja siis nägin Instagramis Kristi Saare teeb 20 kilti. Ja siis mõtlesin, miks mina ei tee. Ma polnud mõelnudki nii palju, et Kristi Saar ise räägib, et tema ei tee eriti trenni ja ei ole mingi sportlane nii. Mina omast arust mingi rattaga sõitja, et mis mõttes ma ei tee. Ja siis tuli Instagramis jagasin seda ja siis tuli hoopis sealt idee teha üldse, et eesmärgiks 30 kilomeetrit. Nüüd 2 nädalat hiljem ma juba 20 kilomeetrit täna tegin ja võtsin eesmärgiks, et hiljemalt oktoobri lõpuks on mul 30 kilomeetrit. Et ma tegelikult tahaks varem, aga et annan endale aega, tõstan vaikselt ja ma ei tea, mitu korda nädalas näiteks ma jõuan teha või nii. Ja siis ma mõtlesin, nii naljakas, et mine tea, kas ma ise üldse oleks selle peale tulnud, et tõsta või millal. Et vahest meil on vaja ka kuidagi vaadata, mida teised teevad ja siis koos mingeid väljakutseid teha, aga ka, et taibata, et okei, miks ma varem juba ei teinud seda. Et seda võib igas asjas tulla, et võib ka näiteks investeerida seda, jääda väga kinni. Näiteks ma alustasin, ma ei tea, 25 eurot kuus kasvukontole, et kui et nii lihtne on jättagi seda, see tiksub seal taustal on ja võib ka sul suurem summa olla, aga et mõtle mingi hetk vaata selle peale, kas ma võiksin tõsta seda, et sellepärast on ka oluline, nagu sa ütlesid, et eduelamus on oluline, et sa märkad oma eduelamust juba läheb hästi, aga et sa taipad ka tõsta näiteks oma seda eesmärki, et sa ei jäägi sellesse vanasse kinni, nagu sa ütled, mugavustsooni on ja meil on nii mugav seal olla ja oleme harjunud seda tegema, et võtta ka väljaspoolt neid impulsse, aga ka ise mõelda, et ma täna avastasin, et eesmärkidest ise räägin küll, kui olulised need on ja siis ei taipa sellist asja näiteks muuta, mis on väike asi tegelikkuses. Aga näe, sa seadsid 30 kilomeetrit ja siis läks 20 nagu vupsti, on ju. Et sellepärast on see natuke kõrgem seada, aga sa ka sisemiselt tadudes on okei, ma alustan sealt väiksemalt vahepealt ja see on asi, mida väga paljud inimesed ei saa aru, aga miks sa siis seda kõrget seada, aga see säde enda sees hoida, et miks sa midagi seda üldse teed, eks. Ja ma kommenteerin nüüd seda osa, mis sa varem ütlesid, et meil on ka hirm, et mis siis, kui nüüd meie see unistus või saavutus täitub. Teate, mis ma olen avastanud ja see ei ole mingi kellegi teise öeldud, võib-olla on kuskil keegi öelnud, aga mina täitsa isiklikult avastasin, et see on üks suur haavatavuse koht. Sest kui sa tõesti unistad näiteks, miks te investeerite, miks te täna siin olete, on ju, või miks sa teed Triin näiteks ettevõtlust? Okei, minu suur soov on, et inimesi aidata ja kui meil maailmas raha ei oleks, jumala eest, ma teeks tasuta ja mul on ka pro bono inimesi, täna ma räägin ka teile siin tegelikult tasuta, on ju. Sest ma tahan, et te kõik teaksite, mis vägi on teie sees, kui sa annad endale õigeid korraldusi südame järgi, milline edumehhanism on sinu sees, sest kui sa talle korrutad, ei saa, ei suuda, ei oska, siis see täitub, aga kui sa ütled, ma saan, ma suudan, ma oskan, siis täitub see ja see on nii lihtne, aga seda ei ole kerge teha, sest oleme oma harjumuste ohvrid. Ühesõnaga,
et mis on see suur asi, mida sina soovid. Soovid näiteks oma maja. Ja nüüd, ja mitte lihtsalt maja, see on lihtne, mine ehita, osta mingi maja, vaid oma unistuste maja, seal merekaldal, kuskil lõunamaal, sa võib-olla ei taha kogu aeg seal elada, aga sa tahad siis sinna minna, kui sa saad ja kui sa tunned, et sa vajad ja sulle meeldib, kus see tuul tuleb sealt mere pealt, valge kardin lehvib, sulle mõnus soe, keegi hoolitseb majapidamise eest, keegi on sulle kohvi valmis teinud, sa lähed, mõnusalt naudid, saad oma lastega mängida, oma järjekordset raamatut kirjutada, mis iganes teha. Ja siis sa mõtled, et aga kui see nüüd täitub, issa, mis teised must arvavad. See täitub, siis see on tegelikult tohutu haavatav koht. Sest see on nii isiklik asi, on see päris suur unistus. Kui suur asi on inimestel, kes annavad välja oma esimese raamatu. See on nagu osa sinust. Ja see ongi see, et issand, aga mis siis, kui see täitub? Võib-olla ka sinna suunas liikumine. Sest esimest korda, kui ma jõudsin 2020 pidi see olema, jah. Ma olin 1,5 aastat olnud ettevõtja ja ma mõtlesin 2020 lõpuks, ma soovin, et mu aasta käive on 40 000. See täitus juba septembris. Issa, ma selle ära unustanud, kui lahe on seda meelde tuletada. See täitus juba septembris, sest ma hakkasin käibemaksu kohustuseks. Ma ütlesin järsku raamatu peale, kuule vaata, ma pean hakkama käivet nüüd lisama, et mul on juba nii suureks läinud. See on jah, mis värk on. Aga lahe on see, et ma vaikselt olin juba hindasid tõstnud, ehk ma ei pidanud siis inimestele, kes olid mingil kursusele kirja pannud käivet tõstma, vaid ma võisin sealt siis selle käibe ära maksta, et mina sain ikka sama raha, mis ma varem sain ilma tõstmata. Ja see oli väga haavatav koht, sest et kes mina nüüd olen, et järsku siin tõstan hinda ja saan rohkem raha ja et mul on nüüd assistent. Ma salaja tegin vahel ikka asju ära, mis assistent pidi tegema, sest et ma mõtlesin, et ma ei tea. See on umbes nii, kui esimest korda sul peab koristaja koju. Et nagu kes mina olen nüüd, ma siin ema on öelnud, et üks õige naine ikka koristab ja teeb süüa ja toidab purjus mehe ja 7 last ja ma pean hakkama ise saama. Ei pea, on inimesi, kellele võib-olla meeldib koristada ja sulle süüa teha. Ehk siis see on tegelikult hästi haavatav koht. Ja meie sisse on ehitatud teistsugused mustrid. Et sa pead olema alandlik, aga see, kui sa täidad eesmärgi, saad ka olla alandlik. See on okei, see peabki tegelikult jääma. Ja samas see, ütleme siis ego või mis see hirm meil tekib, mis iganes, see tegelikult kaitseb ju meid ja see on okei, aga temaga tuleb rääkida, öelda talle okei, ma saan aru, et see on sulle uus olukord, ma saan aru, et sa kardad, see on see kriitik minu sees. Ja mul on pidevalt temaga vestlused, siis ma ütlen, et tead, kõik on hästi. Ma teen ka seda esimest korda, aga vaatame, mis värk sellega on. Teeme ikka. Siis ta rahuneb maha, sest ta tahab, et teda võetakse kuulda. Nii et võta ennast kuulda, ole enda vastu lahke, räägi endaga, aga tead, teeme ikka, teeme nüüdsest teisiti. Ja kui me võtaks seda mina-pilti natuke, siis küsi endalt, et lähme natuke kaugemale, mida sinu vanemad või need, kes sind kasvatasid, mida nemad arvasid rahast, mida nemad arvavad investeerimisest. Raha ei kasva puu otsast, raha tuleb raske tööga. Kirjuta need uskumused üles, vaata, mis on see taust. Küsi endalt, mida sa arvad rahast, mida sa arvad rikastest inimestest, mida sa arvad jõukusest. Marin tõi ju väga hea näite, et ma ei saa säästa, sest ma siis koonerdan. Näiteks minul on suur uskumus, aga siiamaani mul vahel on, et nii kui raha tuleb, ma pean kohe selle kuskil ära paigutama. Sest mul oli hetki, kus üldse raha polnud ja mul oli vaja lastele talvesaapaid või kõik ostsin kaltsukast ala 10 euroseid asju, aga siiamaani vahel ma ju võtan lastele kasutatud asju. Jalanõud muidugi on mul alati olnud tähtis, et nende jala järgi, mitte kellegi teise kantud on ju. Aga mine vaata talvesaapaid, osta 3 poisile korraga. 2 on täpselt ühe suurused, kuna nad on vist 3 kes juba ühe suurused. Ei ole nii, et võtavad venna kantud. Ei saa võtta, sest neil on ühe suurune jalg. Nad on nii väikeste vahedega sündinud. Ma tahan neile võimaldada head jalanõud. Ja ma tean, kui nad vähe kannavad, saan ma selle edasi anda kellelegi. Ma tahan, mul on see võimalus aidata. Aga vaata, mis on sul uskumus sellega seoses, eks? Ehk siis, mul jäi jutt sellega poole, et ma kohe paigutasin raha ära. Ja teate, see on siiamaani. Et ei, mul ei saa see raha seista, pole vaja, ta peab kohe kuskile paigutama, ei pea. Nüüd ma olen teinud ka need eraldi kontod endale, eks ma olen pannud reisikonto, kodukonto. Tead, kui mõnus tunnen, mul võib see raha seal nüüd olla. Ma olen väärt, et mul on kogu aeg mingi raha. Ehk ma olen otsustanud, et minu 0 ei ole enam 0. Kui ma kunagi oli mul sedasi, et palgapäev oli ala seal kuu esimene päev, võib-olla 5. päev.
ja selleks ajaks mul eelmise kuu palk oli otsas. Teate, see muster jääb, sest me elame rütmilisuse seaduse järgi, sa käidki selles rütmis, vahet pole, kui palju raha sa saad, sa paigutad selle jälle kuskil ära, sul on midagi vaja, sa lõpuks saad, ma ei tea, laenu tagasi maksta, mis iganes. Ja siis sa mõtledki, et ei, ma ei taha rohkem raha, sest siis läheb ka rohkem raha. Aga seda mustrit on võimalik muuta, sest me oleme mõtlevad inimesed, me saame valida endale uue mustri. Seda on nii lihtne teha, aga see ei tule väga kerge. Miks Marin ja Triin ka räägivad, et saame aeg-ajalt kokku suhtleme? Sest et sul on vaja abi selle kõrvalabi, et seda mustrit hakata muutma. Ja mina otsustasin mingi hetkel ja võib-olla aitab see teid ka, et minu uus nullseis on 300 eurot. Ma alustasin väikselt. Mul on kõik arved makstud, mul on see investeering tehtud, mul on üks koht, kuhu ma iga kuu ka annetan raha. See on tehtud, ma olen saanud käia teatris, kinos, restoranis, lastel on, ma ei tea, koolirahad, no siin aasta alguses ma ei räägigi, mis suured summad lähevad, kes kuhu suunas jälle liigub, on ju. 25 eurot siia, 25 sinna, korruta 3-ga, saate ise summad. Aga ikka mu kontol 300 eurot. Ja teate, kui mõnus tunne, kui sa selle otsuse teed, siis sul on vaja seda tunnet luua. Ehk mina pilti näha, et aga ma olen nüüd see naine, siin on kõik naised, on ju, tul mehi ka siin täna kokku, täna kõik on M siin. Aga et sina oled see naine või mees, kes nüüd võib endast nii arvata, et see on okei, et sul nii on. Siis jälle hakkab peas käima, et kas ma olen ikka seda väärt ja kas see ikka on okei ja äkki nüüd ma muutun ülbeks ja uhkeks ja hästi palju selliseid asju tuleb. Kui ma esimest korda läksin avalikuks, käisin televisiooni otsesaates seal lapsega rääkimas koduõppest ja kõigest, mul oli tohutu hirm, et äkki ma muutun uhkeks. Tohutu hirm ja mu juhendaja aitas mind väga palju, ta küsis väga mõnusaid küsimusi mu käest. Sest ma tundsin, et ma ei saa enam edasi minna, äkki ma lähengi uhkeks ja ülbeks. Sest ma nii väga kartsin seda, sest see oli muster. Aga ta aitas mind oma küsimustega kõrvalt, et mul ei olnud põhjust enam seda arvata. Ja vahel niikuinii ma osade inimeste jaoks jään ninakaks. Vahet ei ole. Niikuinii ma osade jaoks jään. Aga ma tean sisimas, et mul on alati see alandlikkus ja tänutunne, et ma olen jõudnud sinna, kus ma olen jõudnud. Ja ma tahaks öelda, et ma alles alustan kõigega. Sest ma näen siiamaani praegult, mis murdepunkte me see aasta oma tiimiga läbime. Nii et ole enda vastu lahke, märka, mis on see sisekõne sul iseendaga, mida sa arvad rahast, mida sa arvad investeerimisest. Kirjuta see üles, võta see hetk, kas või tund aega nädalavahetusel või mingil õhtul ja küsi, et aga kas see, mida ma sellest arvan, viib mind edasi ja kui ei vii, siis muuda see ära. Pööra teistpidiseks. Ja kui sa ei saa üksi teha, tee kellegiga koos. Ja kui sa soovid teada midagi, mis uskumus sul võib selle taga olla, siis broneeri minuga kõne. Mul on 30 minutit tasuta kõne ja ma saan 30 minuti jooksul päris palju sealt näha, mis see sinu muster on seal taga. Noh, kust Marinil see mõte nüüd tuli. Võib-olla rääkisime sinuga natuke kauem kui 30 minutit, meil oli Hiiumaast ka rääkida, on ju. Siis selle 30 minutiga sa võid mingeid asju enda kohta teada saada. Ja kes tõesti tahab minna järgmisele tasemele, siis ma saan sulle tutvustada, kuidas ma aitan inimesi, eks. Et kunagi ei tea, võib-olla see sobib sulle, see koostöö. Sest igal heal ettevõtjal on ju oma mentor. Ükskõik kui head, nüüd just hiljuti siin ju selgus ka, et kellelt Jesper Parve näiteks alati on nõu küsit, ei tee seda kõike üksi. See on alati vaja kellegi kõrval vaataja seda pilku või seda, et mis sina saad teisiti teha. Marin tõi näite, kuidas Kristi Saare teda inspireerib, eks. Minul on oma inimesed, kes inspireerivad ja mina ka julgen nendega ühendust võtta ja päriselt nõu küsida. Ma olen ka Jesperi käest väga palju nõu saanud just selle koha pealt, kui sa muutud tuntumaks ja inimesed hakkavad sust midagi arvama, kuidas sellega on ju toime tulla. Ja see on hästi okei. Ja mina tahan aidata inimestele seda sama teha ja näidata, kuidas sul on mustrid alateadvuses, mis sind hoiavad selles kohas, kus sa võib-olla aastaid oled olnud ja kuidas enda taset tõsta, kui sa hakkad arvama iseendast teisiti, kui sa hakkad iseendasse suhtuma teisiti, kui sa hakkad inimestest, kes su ümber on, arvama teisiti ja nendesse suhtuma teisiti. Et sa hakkaks elama selle järgi, mida sina päriselt soovid. Ja ma ei räägi egoistlikult tahtmist. Mina tahan, ma pean tegema, vaid sellest, mis on su südame soov. Ja võib-olla on siinkohal oluline ära tuua see egoistliku isekuse vahe. Kui sa oled egoistlik ja isekas, siis sa sunnid ka teisi tegema neid asju. Aga kui sa teed enda südame järgi ja teised saavad teha enda südame järgi, siis sa ei suru ennast peale. See algul võib olla hästi kahtlane.
aga lõpuks, kui sa käitud enda soovide kohaselt, sa aitad oma peret, oma lähedasi, oma kliente palju rohkem tegelikult. Et panen oma kalendrilingi ka siia, ma veel ei lähe ära, aga kes tahab, saab siit juba võtta, seda saab ka minu kodulehelt võtta ja tõesti, ma väga soovitan su seda varianti kasutada. Et märgi sinna näiteks, et tulid Marini Zoomis, siis ma nagu tean, kellega on tegu ja ma kutsun teid ka oma Facebooki väärtuse võimendamine Kai Ojaga gruppi, mis on suur tasuta grupp, kus ma teen iga esmaspäeval edu esmaspäeva. Marin, sina oled minu arust seal mul olemas ja seal on mul tänulikkusest juttu, seal on mul Vallo Arumäega, see on tegelikult päris vana asi juba. Millal me tegime 2021 äkki märtsis, see väljakutse on siiamaani seal üleval, sest Vallo Arumäe jagab puhast kulda selle, ta räägib ka seal esimeses laivis lahti nendest, neid rahauskumusi ja kõike. Seal on mul natukene seksuaalsusest juttu, kõik asjad, mis meid mõjutavad, sest kui sa tahad enda ettevõtet ja järgmisele tasemele, teate, kui paljud kliendid tulevad rahasooviga, aga me siis jõuame nende suhteni, me jõuame selleni, mis nad endast arvavad, sest sinu alateadvuse mustrid juhivad kõike sinu elus. Kas see on raha, kas see on suhe, kas see on su tervis, sest sina oled see ühisnimetaja iseenda elus. Ja kui sa hakkad iseendast paremini aru saama, muutud teadlikuks sellest, milleks sa võimeline, mida sa üldse tahad, siis hakkavad nii paljud asjad su elus nagu muutuma. Et väga võimas. Ja väga inspireeriv. Mul tuli kohe praegu meelde see, et sa rääkisid mentoritest ja tegelikult kui olulised on inimesed meie ümber. Ja siis ma läksin tagasi algusesse, kui sa alustasid, et kust ka edukad inimesed alustavad, et keegi ei ole, enamus meist vähemalt ei ole ju, ma ei tea, me ei saa sündida edukana, isegi kui sa mingisse rikkasse või edukasse perekonda sünnid, sa pead ise nagu jõudma edasi ja oma elu elama. Ja sellepärast minu arvates on ka teiste inimeste lood inspireerivad. Et see, kus sa praegu oled, et me ikkagi hakkame ennast võrdlema, et Kai on nii edukas, et mina küll ei saa, ja nagu investeerimisel on ka nii tihti, et need, kes tavaliselt räägivad, nad on nii edukad ja nemad ongi kohe said edukaks ja me ei suuda nagu tihti mõelda selle peale, et nemad ka kuskilt alustasid alati, et ja väikeste summadega võisid alustada ja läksid ka tegelikult aastaid aega, et siis, kui nad juba kuulsaks saavad, siis nad võib-olla juba on, meie näeme neid edukatena ainult, aga kuskilt on nende teekond ka alguse saanud. Ja siin ongi tegelikult oluline koht sellel mina-pildil, et märgata, mis samme sa juba oled astunud. Näiteks Triin ütleb, et okei, Kai, sina oled sama ja aga seal, kus sul on 7 liiget juba tiimis ja toimetad, mina siin üksi ja tahan kedagi leida, siis asi ei olegi selles võrdluses, et see võrdlemine tuleb kohe ära lõpetada. Küsimus on, võib-olla sinu asi, sa ei tahagi kunagi sinna jõuda, et sul on mingi 7 inimest tiimis. Mina alati tahtsin, et mul on suur tiim. Ma olen selles suunas tööd teinud. Sul on hoopis mingi muu soov. Ja sellepärast ma alati seda üks-ühele kõnet pakun, et aga mis on see, mida sina tahad ja kus sina võib-olla kinni oled. Ja et tunnustada ennast selle eest, kuhu sa üldse jõudnud oled. Tunnustada ennast nende asjade eest, mida sa teinud oled. Et me oleme väga erinevad inimesed, näiteks mina ei pea endale hullult palju kogu aeg tuletama minevikust asju meelde, mina pean hoopis ennast tulevikust tõmbama rohkem olevikku, sest mina muretsen ette tihti tuleviku pärast. Ma seal minevikus väga palju oma loomu poolest ei istu, aga inimene, kes istub kuidagi ja kahetseb seal mineviku asju, siis tal on hakata märkama, mida ta vägevat tegi, üles kirjutada, tunnustada, minema peegli ette, ütlema endale, kuradi vägev inimene, sa oled nii vägevaid asju teinud ja loetlema neid asju endale. Sa oled lapsed saanud, kodu loonud, ettevõtte teinud, mida sa oled nagu soovid, märgata neid asju, mis unistused on need täitunud, just kõik kui pisike see on. Mul kliendi webinar algab teisipäeva hommikul kell 6, mul kliendi webinar, see algab sellega, et inimene jagab oma nädala võitu. Ja mõni ütleb, mul tuli raamat välja teinud, et ma lõpuks ostsin uued kardinad. Vahet ei ole, mis on, aga see tekitabki edutunnet, et sa märkad seda. Sealt saab kõik alguse, seal ongi see tänulikkus tuleb mängu ja see, et sa märkad, mida vägevat sa oled teinud, seda pisikest asja igas päevas, sest see, millele sa tähelepanu pöörad, see võimendub, see kasvab. Ükskõik kui pisik asi see on ja sealt me saamegi nagu minna edasi. Nii et see on hästi-hästi oluline koht, et tihti on juhendaja või coach see, kes sinusse usub, kes sinule näitab seda, mis sa oled hästi teinud. Ja siis sa saad nagu, minul on õpetatud, Bob Proctor õpetas laena oma juhendaja usku, kui sa ise veel endasse ei usu.
sest sinu sees on kõik olemas, sul ei ole mitte midagi puudu, sul ei ole mitte midagi viga, sul on lihtsalt vaja hakata nägema seda ja hakata seda päriselt kasutama nagu. Ja meil saabki tund täis, et suur tänu ja ma kindlasti soovitan, et leidke see 30 minutit ikka leiab, on ju, et rääkige Kaiga, et kui Kai leiab selle 30 minuti, siis leiate teie ka. Et mine tea, mida teada saate, et enne ei tea, kui ei uuri asja. Nii hästi öeldud, jaa. Enne ei tea ju, kui ei küsi, eks. Ja ei pea ka mõtlema, et oota, ma nüüd selle asja panen enne paika, siis ma räägin Kaiga. Vaata juba kalendrit praegu, sest niikuinii sa ei saa järgmiseks või ülejärgmiseks seal aega, nädalaks aega. Need täituvad seal päris kiiresti. Ja kui sa ei leia sobivat aega, sa tõesti oled tööl päeval, siis kirjuta mulle Messengeri. Mul on 4 päev ja reedel jäetud sellised aegasi, et kalendris ei saa broneerida, et ma saaks natuke ise reguleerida just pigem klientidele. Aga ma saan teha ka vahel varahommikul kõne, mõnega ma teen hommikul kell 7, kell 8 kõnet, mõnega teen õhtul peale 5 ka, et ma ei tee seda iga päev, aga ma saan nagu erandeid teha, et jah, kõik on võimalik. Aga suur tänu, sulle oli väga inspireeriv ja salvestus tuleb ka. Jagan seda Kai sinuga ka, saad jagada, kui sa soovid. Ja järgmiste kohtumisteni. Ja kuulake salvestust ka siis, kui siin kohapeal olid, sest kordamine on see, kus tuleb muutus ja näiteks nüüd Triin võib-olla kuuleb järgmine kord midagi muud ja sa kuuled, et mis ma hoopis sulle vastasin, võib-olla midagi hoopis muud, kui sul meelde jäi, eks. Et see on see, meie mõtted mängivad meiega päris suuri trikke, nii et aitäh sulle kutsumast ja ma soovin teile imelist õhtu jätku. Aitäh tulemast. Head õhtut! Aitäh!